Tere tulemast järjekordsesse lohutustundi. Oleme juba jõudnud numbrini 18. Tänaseks on üles seatud 2 teemat. Vanalõuna tänav Tallinnas, pagaripoiste esine ja teine selline baaskiiruspiirangute teema, mis on hiljuti olnud meedias. Kas me mõlemad teemat jõuame käsitleda, see selgub siis, et mõlema teemaga oleks päris pikalt arutada ja meil on siin mitmeid inimesi, nii asjasse puutuvaid kui ka lihtsalt liiklusohutuse huvilisi liinil ja läheksime kohe asja juurde. Ehk siis esimene probleem koht või mida arutada ja lahata on pagaripoiste esine tänavalõik Tallinnas Vanalõuna tänav, kuhu siis linn paigaldas jalakäijate kaitseks pollarid, eraldas jalgtee, et ei toimuks jalgteel sellist suvalist parkimist ja sõitmist ja nüüd, kuidas on see siis olukord töötanud ja millised mõjud on sellel olnud. Ja siin Ain on suhelnud, ma saan aru, pagaripoiste inimestega ja selline taustinfo, et kui enne seda pollarite paigaldamist oli justkui parkimiskohti rohkem, siis nüüd on natukene vähem ja on tuvastatud käibelangust ja kahetsusväärselt siis viimasel talvel jäi üks inimene ka auto alla, kuna see postide vaheline kitsas ala ja jalgtee ei olnud koristatud. Häda on see, et kui tehnikaga ei mahu liikuma, siis ega käsitsi selline jalgtee puhastamine ei ole kuigi lihtne. Ja Tallinna linnas on ju siin olnud teema, et kelle kohustus on jalgteed kinnistu piirilt puhastada, et linn on nüüd soovinud selle oma kätte võtta, aga see võib-olla ei ole nii libedalt läinud. Ja mingil määral on siis esineb peatumist keset teed, kuna läheduses on ka kool, siis nii koolilaste autost välja lubamiseks kui ka siis, et kliendid käivad nii-öelda pagaripoistest ostusid tegemas. Ja ma saan aru, et jah, kvartali sees juurdepääsu sõidukitel pagaripoistel ei ole, et on ainult nii-öelda Vanalõuna tänava poolt kinnistule juurdepääs. Koolimineku probleem on ainult hommikuti. Ja ma nagu täiendan seda sama kvartalisisese teemat, miks ma selle sisse tõime, jäta rahulikult järgmine slaid, et põhimõtteliselt Via Velo on teinud pikema auditi selle piirkonna kohta natukene laiemalt ja seal on auditis on mainitud, et võiks kasutada tagant kvartalisisest sissepääsu, nad ei ole seda, ütleme, nad ei ole seda kontrollinud, see ei ole fakt, järelikult siin on lihtsalt auditis üks viga sattunud. Nii. Ja siia me võtsime siis liikluskindlustuse fondi fikseeritud juhtumid ja aastates 2026, 2025 ja nii edasi. Et siin on näha, et mitte iga aasta ei ole pagaripoiste ees midagi juhtunud, aga juba 26 numbri sees on siin punane täpikene näha, eks ole. Ja Meelis, kas sa tahaksid seda täiendada, et mis seal konkreetselt siis juhtus? No juhtus see, et inimene tuli teiselt poolt, ta tuli siis nagu linna poolt, tuli käigurajani, keeras käigurajale, teiselt poolt raudtee poolt tuli siis kaubik ja ta ilmus sealt, kuna lumevallid tekivad nende postide vahele, siis ma ise kujutan ette, see inimene tundis ennast nagu turvaline. Ühel pool on lumevallid, teisel pool on lumevallid, astus teele, aga autojuht ei märganud teda. Ja ta sai siukse löögi, et pärast kaameratest vaatasime, ta lendas kuskil circa 5 meetrit ja pärast pidi ta kiirabiga minema. Ma ei tea, mis tast edasi sai, aga sellised juhtumid varem me ei tea lihtsalt.
ja nii kui see postid on, me kohe kartsime, et nii juhtub, tõime selle välja ka Tallinna Transpordiametis, aga no meie hääl jäi nagu kõrva, et seal nagu sellega ei arvestatud. Et paraku nii oli, jah. Ta siis astus nagu valli tagant sõiduteele, sõiduteel Just. liikus kaubik ja sai kaubikult löögi, et kas see kaubiku juht siis võib-olla Just. ei märganud, jah. Just. Et noh, kui ta lendas 5 meetrit, siis see tähendab, et selle kaubiku kiirus ei olnud kindlasti 30 nagu Ei. siin sätestatud. Ma arvan, et see oli suurem, aga ma ei oska seda hinnata. Okei. No kahju jah, et selline asi juhtus. Et Aino siin sellest Via Velo tehtud auditist, kus ma ka nagu põgusalt osalesin riskide hindamisel, teinud mõned väljavõtted, et siin erinevaid tähelepanekuid, riske sai tõesti hinnatud ja noh, kooliga seotud, et koolilapsed siin tõesti liiguvad kooli suunal, siin on ka trammitee ületamised lisaks selle vana Lõuna tänava sõiduteele, erinevaid probleeme. Noh, ja ka sellest pagaripoisest natuke kaugemal trammipargi juures on selline väga pikk diagonaalne ülekäigurada ja siin on toodud välja, et künnised puuduvad ja no tõepoolest nüüd, kui inimene siin pihta sai, siis võib-olla tõesti selline rahustamismeede oleks täiendavalt olnud vajalik. Jah, et kõiki neid märkusi võib-olla ei ole mõtet läbi käia, mis auditis on esitatud. Ma siin rõhuks nagu sellele, Raul, sellele viimasele eelmisest slaidist, kus näidatakse tegelikult nende liikumisradade järgi optimaalset ülekäigukoha asukohta ja see ei ole mitte pagaripoiste ees, vaid natuke edasi. Ja, edasi siis nii-öelda põhja poole, jah. Et nii on ja noh, eks see suur küsimus on sageli, et teede projekteerijad kipuvad nagu inimest kuidagi sundima mingeid trajektoore tegema, mis tegelikult ei vasta inimese nagu soovile, et me räägime soovijoontest ja jalgteed ja ülekäigukohad tuleks nagu planeerida soovijoonte järgi. Et siin auditis on ka välja toodud, kuidas siis tekivad ka üle siis muruplatside, haljasalade inimeste sellised teed, mis on üsna tavapärane, kui takistust ei ole, siis minnakse võimalikult otse ja ei häiri ka see, et 2 korda trammiteed ületatakse või mis iganes. Et no selle silmuse peal muidugi tramme liigub harva, aga siiski vahel tuleb ette. Ja noh, siin on nüüd värsked pildid siis tegelikult eile tehtud Reigo poolt ja vaated siis sellele pagaripoiste esisele natukene nüüd kaugemalt ja ma saan aru, et tegelikult siin oleks üks nagu soovijoon, kust inimesed võib-olla eelistaks üle käia, aga siis on tehtud jah, sinna pagaripoiste ette see ülekäigu koht, kus lihtsalt on natuke rohkem ruumi ja sellepärast ilmselt ka sinna pandud ja siis jalgteele on siin 2 rida pollareid, et ei sõidetaks siia äärekivi peale jalgteele ega ka teiselt poolt parkivad autod ei sulgeks seda teed, aga see postide vahe on tõesti selline natuke üle meetri siin vist. See on 2 isegi. Isegi 2, aga siis on siin keskel on meil valgusti post, mis sisuliselt välistab, et siit mingi masinaga, isegi ka väikese masinaga võiks vahelt läbi sõita, et seda teed puhtana hoida. Meelis tahab midagi täiendada ka siin pildi juures. Ja ole hea. Ja see vahekäik on peaaegu 2 meetrit ja algselt ta pandi kuskil 4 meetri peale ja siis oli, noh, sellepärast nüüd ongi nagu meil käive nagu tõusnud, sest autod saavad natuke paremini ligi. Ja noh, eks ma olen Transpordiametiga neid asju siin vaaginud, aga ütleme, minu jaoks on see teema tõstmine nagu väga naljakas, sest et probleem on ainult esimese 2 tunniga, siis kui lapsi tuuakse kooli. Lapsi käib koolis 800,
Ja kui ohutu koolitee ennem ütles, et 46% lastest tuuakse kesklinna koolidesse autoga, siis nüüd on see protsent väiksemaks läinud, aga ikkagi neid on väga palju. Ja kuna nüüd on postid, siis ega nende autode hulk ju vähemaks pole jäänud. Ja praegu on niimoodi, et see olukord on läinud tunduvalt hullemaks. Sellega on nõus ka Tallinna Transpordiamet, aga mitte midagi enam ei muudeta. Paraku, ma ei tea miks. Minu meelest on siin kaks asja, et esiteks see ülekäigu koht võiks ju olla siis rohkem seal vineerivabriku poolel, eks ole, südalinna pool, või teine võimalus, kui me räägime sellest kiss and fly ehk siis autoga kooli toomisest, siis mina eelistaks seda tankla juures, mis on seal raudtee pool, Koidu tänava alguses, mis oleks siis aktiivse liikluse alast natukene eemal. Raul, sa tahad nüüd jätkata? Ja see koolide teema ja logistika on igal pool probleem ja eriti kui vanemad taksojuhte mängivad ja lapsi autoga kooli veavad. Ja selle vastu siin meil Saue vallas Laagrikooli näitel kõige paremini aitavad jalgrattateed. Ja et kui lapsed saavad iseseisvalt hakkama, siis et nad ei pea sõltuma vanematest ja tagaistmest, siis see probleem hakkab iseenesest lahenema, et ei ole vaja 1. septembril lastevanemate koosolekul rääkida parkimise ja peatamise probleemidest. Et aga siin üks teema võib-olla oleks veel juurde kohe kooliga seonduvalt tuua. Et varasemal ajal, kui neid poste seal ei olnud, siis oli olukord see, et kui koolis lapsed läksid näiteks ekskursioonile, siis tuli see buss, mis lapsi sinna ekskursioonile viis, tuli siia pagariposti ette, siin võeti lapsed peale ja mindi sõitma. Nüüd teine võimalus selle, ütleme, kooli ekskursioonibussiga on see, et nad sõidavad selle bussiga koolihoovi, aga hoovi saad sa ainult viadukti poole pealt tulles ja sealt välja minek on sul ainult kesklinna suunale. Nii et see on mõnevõrra problemaatiline, natukene lihtsam on ka seda ekskursioonibusside liikumist korraldada, kui see ekskursioonibuss siin pagaripoiste ees peatus. Ja, siit jõuame järgmise pildi peale, kus tõin kaardivaate, et tõepoolest see kool on siin näha ja talle jääb nagu õnnetult meil Pärnu maantee ehk Tallinna ühe põhitänava tuiksoone äärde, kus on lisaks suurele autode liiklusele, mida küll on siin järjest nii-öelda koomale tõmmatud radade kitsendamise ja vähendamisega Pärnu maanteel, on siin trammid ja väga palju busse ja siis on veel Vineeri tänav ja Vana-Lõuna tänav, mis ühendavad tegelikult siis põhitanavat jaotustänavaga tehnika. Ja siin selles mõttes, nagu ma olen kirjutanud, funktsionaalne porr, mida ma sellega mõtlen, on see, et vaatan, kas mul õnnestub käivitada joonistamise funktsioon. Tahab mingit sisse logimist, väga huvitav. Siis ma panen avbrut ja sain ikka tööriista kätte lõpuks, kuigi ta porises siin. Et jah, et meil on siin põhitanav ja siis on meil, mis ta jaurab nüüd, ei saanud ta minuga hakkama ikkagi. Ma küsin Meeliselt vahel üle, et kas seal staadioni poolel on kooli aial mingisugune värav ka või need, kes kooli lähevad sealt ülekäigust, nad peavad ringiga ümber minema? Tähendab, nad lähevad ikkagi Pärnu maantee poolt uksest sisse. Et teisel pool nagu väravat ei ole, seal on staadion ja üle staadioni ilmselt ei taheta neid lapsi lubada.
aga nüüd, kui te lubate, siis ma olen päris hästi kursis viimaste sündmustega ja viimati oli ka koolis oli kohtumine projekteerijatega ja siis ütleme sinna trammitee äärde on tegelikult plaanitud nagu sellised drop-off alad, kus saab lapsi nagu autode pealt maha lasta ja siis nad saavad oma kooliteed seal jätkata. Nii et praegu nagu on selline suurem projekteerimine käimas ja ma arvan, et seal lahendatakse päris mitu probleemi ära. Nüüd ainukene probleem on see, et sinna, kus praegu need postid on, sinna planeeritakse nüüd ka mingisugused peatumise kohad. Et sisuliselt linna poolt meile antud õigus parkida, see sisuliselt nullitakse ikkagi ära. Et kui me saame nii jätkata seda parkimist, siis kuidagimoodi me saame hakkama, aga ega meie olukord väga hea ei ole. Ja nüüd, kui bussidest rääkida, siis ma just täna vaatasin, vabandust, et tegelikult kui lõpeb ära nüüd Pärnu maantee viadukt, siis sealt tuleb päris järsk pööre. Et kui natukene seda väravat seal kohendada, siis pääseksid bussid sinna sisse välja keerama ka. Aitäh. Selge. Et mingil põhjusel see joonistamine hästi mul siin Teamsis täna ei toimi, et ma proovin nüüd teistmoodi jutustama. Teise lahendusega joonistada, et mida ma jäin ennem rääkima, et meil on siin Põhitänava Pärnu maantee viadukt ja siis on meil, võtame teise värviga, on meil Jaotustänav Tehnika ja igati loogiline oleks see, et siin oleks muidu ristmik, aga kuna meil on raudteest üle läheb viadukt, siis Tehnika ja Pärnu maantee omavahel ei kohtu ja siis toimub siin nii-öelda selline sõlmest või ütleme ühelt teelt teisele liikumine, mis värvi ma võtan, proovime siis uuesti punast, ehk meil kasutatakse seda Vineeri ja Vana-Lõuna tänavat nii-öelda kahe sellise suure tänava ühendusteena ehk sisuliselt võib öelda rambina ja nüüd seesama koolimaja jääb siia selle sõlme sisse ja nüüd kõik on need ärid ja muud tegelased, kes siin on, jäävad selle sõlme sisse. Ja kui nagu oleks võimalus nagu asju planeerida kohe selliselt, siis loogiline selline lahendus oleks see, et meil oleks siin samas selline ühendus kahe tee vahel, kus toimuks otse liikumine ühelt teelt teisele, mitte et me nii-öelda kahe põhitänava vahelise nii-öelda ristmiku liikluse suuname läbi Äritänava. Mida sisuliselt Vana-Lõuna tänav võiks olla funktsionaalselt, aga täna on ta siis hoopiski selline ühendustee, millest siis tekivad need konfliktid, et inimesed ühelt poolt tahavad siit nagu läbi sõita, aga teiselt poolt nad tahavad tulla siia ostlema või nad tahavad tulla siis kooli juurde. Et sellises ohutus tänavavõrgus peaks olema need funktsioonid selles mõttes lahendatud, aga on selge, et tehniliselt ei ole küll võimatu, aga on siiski üsna keeruline seda siin sellisel kujul lahendada. Ja kunagi omal ajal, kui siis see viadukt tehti, siis ilmselt ka seda selliselt ei mõeldud, sõidukeid oli ka oluliselt vähem. Nii et, aga jah, kui vaadata nii-öelda ohutusprintsiibist lähtuvalt, siis see ohutu lahendus võiks olla selline, et üritada neid funktsioone lahutada, et tekitada siia otseühendus ja sellisel juhul siin võiks jääda hoopiski selline rahustatud Äritänav, kust mingit nagu läbivat liiklust ei ole. Ma kardan, et see ei ole kõige parem mõte, siin on ilusti vaidluse koht, sellepärast et selle suuna peal või ütleme selle silla poole peal, südalinna poole siirduval suunal on kergliiklus silla ääres ja ei ole sellist nagu lahendust, ma ei näe, et sa silla pealt niimoodi alla saaksid tulla otse. See, mis sa ütlesid kergliiklus, sa mõtled jalgrattureid ja jalakäijaid, siis täna on see ikkagi väga õnnetu lahendus, sest oli ju
siin see jalgrada vahepeal kitsendatud sõiduradadega, see rattaradasid likvideeriti ära, nagu me teame, ja pandi just plekist ramp siia trepi otsa, et jalgratturid saaksid alla sõita. Aga see on ikkagi väga selline õnnetu, ütleme niimoodi, ajutine lahendus, et suures pildis on siin vaja ju ka jalgratturit viia pigem kuskile teise koridori ja võiks kaaluda nii-öelda raudtee alt ka mingi tunneli tegemist, sest siin on ohtlik, ütleme tegelikult väga ohtlik on see raudtee ülekäik. Aga sellega me läheme natukene sellest Vana-Lõuna temaatikast kaugele, et aga jah, mõtlemist oleks siin rohkem kui lihtsalt üks selline äriesine logistika. Ma kujutan ette, et see seltskond, kes lapsi sealt kaudu kooli toob, kes peatub pagaripoiste ees, see seltskond tuleb sinna tehnika kaudu. Tõenäoliselt jah. Ja see võib olla nii, et nad tulevad tehnika kaudu ja nende sihtkoht on kuskil kesklinnas ja lihtsalt nii-öelda mööda minnes tropitakse sinna ja jätkatakse sõitu. Et kui nad ei jätkaks sõitu, siis ju oleks lihtne keerata siit samast tankla juurest ringi. Et siit ju saaks ka kenasti kooli minna lapsed, aga jah, pigem on plaan jätkata sõitu, väike kiire seisak ja pannakse edasi. Kui ma suhtlesin Transpordiametiga Kailaniga, siis Kailanile ma pakkusin ka, et see kiss and fly või see mahalaskmise koht võiks olla just tankla kõrval, kus seesama jalgtee ilusti kooli ukse ette läheb. Ja selle peale Kailan ütles, et aga see eeldab mingeid ehituslikke mahtusid, ehituslikke töid. Ma ei ole selles päris veendunud. Kuule, aga Reigol on käsi püsti, et ole hea. Jah, palun, Reigo. Ja ma lihtsalt lisaks juurde, et tegelikult see mahalaskmiskoht, eks ole, on olemas nii-öelda põhja otsas seal nii-öelda selle kus see punane hakkab, eks ole, see ristmiku kõrval kohe, trammitee, kus nii-öelda Pärnu maanteel läheb. Aga see jällegi ei ole selles mõttes rahuldav asi seal, et ta toimib samamoodi hästi ainult nendele, kes tulevad selle viadukti pealt linna suunas, eks ole. Saad sealt parempöördega alla ja siis seal on vist, ma ei tea, 3-4 kohta võib-olla siuke parkla moodi asi. Ma mõtled siin, Vineeris. See täitsa toimib, jah. Aga ma ütlen, ta pole nagu selles mõttes nagu kõiki rahuldav, et see on ainult nii-öelda jällegi ühe suuna jaoks. Okei, teiselt poolt tulles tiirutades jõuad ka sinna kohta, aga siis pead nii-öelda, kui sa Vana-Lõuna poolt tuled, siis pead üle tee parkima ja tegelikult ega see laste need trammitee ülemineksid ka nagu väga turvaline ja ütleme lahendust siin nagu tegelikult ei ole loodud. Seda me oleme korra isegi lahanud, et kas see Piki Pärnu maanteed laste tulek ülekäigurajaga on õige niipidi või tuleks seal minna sõidurajaga risti üle tee selles kohas. Me oleme seda varem kuskil lahanud juba. Ja see on ikka väga õnnetu koht siin, et ei jäta nagu väga head muljet sellest linnast, et kuidas koolilastesse suhtutakse. Jah. Ma saan täiesti aru sellest vajadusest, et tehnika poolt tulles on kusagil mõistlik lapsed maha panna, aga kui see variant tankla juures ei ole sobilik, siis mis oleks parem? Siit on nendel tegelikult ju päris pikalt jalutada. See ei ole kõige parem koht. Mina pakkus just seda kohta siin, jah. See ei oleks selles mõttes hea, see ei ole ju kauge, et kui me kas või mõõdame siit nüüd mesure distants kooli peaukseni tuleb 220 meetrit. Et kõndimine ei teeks koolilastele paha, arvestades seda, et meil täna ikkagi on kolmandik koolilastest juba algkoolis maadlemas liigse kehakaaluga.
et jah. Samas nagu päris peatumise keeld Vana-Lõunas sellel alal, kas see võiks olla mingisugune lahendus? Ma saan aru, et Meelise poolelt, ütleme pagaripoiste poolelt on tänane probleem ka selles, et kui parkla parasjagu kinni on, hõivatud on, siis peatutakse ka sõiduteel, hops pagaripoistesse, võtad oma kringli ja jooksed edasi. Lihtsalt liiklus nii kaua seisab. Jah, no mõnes mõttes siin ju laiust on ja siin on nüüd ohutuse jaoks justkui tehtud selline saarekene, see on vana pilt, ma saan aru, et siia on täna pandud ikkagi füüsilised saared, et meil oli Reigo tehtud. See oli Reigo pildi peal paremini näha. Ja siin jah, sellised pinnapealsed, teisaldatavad, ilmselt küll fikseeritud, aga korduvkasutatavad saared elemendid, aga kui mõelda nüüd teistpidi, siis võiks ju hoopiski need sõidurajad siin kokku panna, tõmmata selle ülekäiguraja kokku ja panna ta just sinna soovijoone peale, mis ka auditis sai välja toodud, ja siis ikkagi teha siia need paar peatumiskohta, aga tõesti ainult peatumiseks, mitte parkimiseks, et siis äkki saaks ka selle jalgtee jälle natukene laiemaks ja toimivamaks, et kui ikkagi on näha, et siin on vajadus lapsi kooli tuua sellisel moel, siis ja Meelis. Ja, aitäh. Ma tahtsin öelda Vineeri tänava kohta seda, et projekteerimisega on ette nähtud Vineeri tänaval kahel pool teha jalakäijatele nüüd liikumine, et need autopeatuskohad, need kaovad üldse ära. Ja väga õige märkus on, sinna saab peatuda ainult selle autoga, mis tuleb üle selle viadukti. Ja nüüd selle maja juures olev parkla oli samamoodi nagu välja toodud seal nõupidamisel, aga see sissepääs, mis praegu on Vineeri tänava algusest, see ei kõlba mitte kuidagi, sest liiklusvoog on hommikul nii tihe, et sinna ei pääse lihtsalt keerama, välja arvatud, kui sa tuled jälle ainult viadukti poolt, et seal tuleks kuskilt mujalt ka see sissepääs teha. Ja seal ees on ka muidugi bussipeatus, mis teeb selle olukorra veelgi natukene. Mul on, kui see sama vana pilt ette võtta korra, mul tekkis nagu küsimus, et kas ei ole võimalik nagu see laste mahapaneku koht vahetult Vana-Lõunast vasakule pöörde järel. Seal on üsna lai ristmiku ala. No, jah. Vineeri alguses kohe Vana-Lõuna poole peal. Sinna on mõeldud jalakäija rajad ja sinna saaks küll teha, aga siis tuleb natukene sissepääsu sinna parklasse muuta. Ja bussipeatusega tuleb ka midagi ette võtta ilmselt. No, kui vaadata seda Vineeri tänavat, ma panin siin praegu kinnistute omandivormi peale, et siin on näha, mis need punased on kõik linnamaad. Ja siin see kinnistu on suhteliselt väike, et tegelikult kui nüüd seda Vineeri tänavat rekkida, siis võiks ju selle ümber kujundada hoopiski siit poolt. See ongi plaanis. See ongi plaanis, jah? Ja. Et okei. Ja teiselt poolt teed, mis see kõnnitee on kitsas, seda laiendada oluliselt. No see on väga hea. Ja ausalt öelda sealt on see lastel teekond sinna kooli väravasse isegi lühem kui pagaripoiste eest. Et mõtlen siis see, et tänav tuleb siia, aga et siis see parkla juurdepääs, kas parkla nagu jääb selle maja juures siin? Ta tõenäoliselt võib jääda, kui see Pärnu maantee poolt tulev liiklus juhitakse teiselt poolt maja, siis ei oleks nagu probleemi. Nojah, lihtsalt siis on see, et kui ütleme seda kasutada siin peatumiseks, parkimiseks, siis tuleb hakata tänavat ületama jälle kuidagi. No aga ilmselt on lahendatav.
selge, aga kas me Kas- saame selle teema kotti tõmmata? Meil oleme siin natukene arutanud, aga ega me ausalt öeldes niisuguse universaalse hea lahenduseni jõudnud praegu ei ole. Et me saame tõdeda lihtsalt, et see praegune lahendus on ka teatud mõttes natukene vale koha peal. Siin on mitu asja, esiteks need pollarid, mis segavad või võib-olla isegi mitte pollarid, vaid see valgustimast, mis on keset ülekäigurada ja keset jalgteed, et see nagu segab siin hoolet, et see on murekoht. Et võib-olla seda peaks teisaldama selline nii-öelda hädatööna. Kui võtta seda, et see valgustus on peaaegu, ütleme siin selles mõttes ülekäiguraja suhtes õige koha peal. Ma ei tea, miks ülekäigurada veel niimoodi diagonaalis on joonistatud natuke nagu soovijoon aga jah, et selle ülekäiguraja võiks siit üldse nihutada ära teise kohta ja siis siia näha ette need peatuskohad ja kuidagi siis ka seda jalgteed natukene nagu püüda laiendada. Et võib-olla üks pollari rida võiks siis ära kaduda, kuidagi teistmoodi lahendada seda, et siis jalgtee oleks ikka jalakäijate päralt. Mul on nagu üks märkus veel, et Raul, kui sul oli ennem ees see Google Mapsi kaart selle sama vana parkimiskorraldusega, siis mulle meeldiks nagu see parkimise reegel siin sellise põhimõttega, et pargitakse saba ees, sest et riskid, igasugused juhtumite riskid on reeglina parklast välja tulekuga, mitte parklasse sisenemisega. Et sellistes kohtades on loogiline parklasse siseneda saba ees ja välja tulla juba nina ees, siis sa näed kenasti kõike. Oleneb, kuidas see parkimine täpselt korraldatud on. Ma saan praegu ju sõidetakse siin ühest otsast sisse ja teisest välja, eks. Praegu küll jah, aga ma mõtlen, et kui seal on 90-kraadise või mingi muu nurga all parkimine, mitte paralleelparkimine nagu praegu, et sellisel juhul võiks olla saba vastu maja. Jah, üldse küsimus on lõpuks, et kas see parkimine peab olema otse maja ees ja kui palju teda seal peab olema. Et kas seda parkimist saaks ka kuidagi teistmoodi lahendada ja kuigi täna, ütleme, tagant küljest juurdepääsu ei ole, siis see on selline planeeringuline teema, ega siin on ju see uus suur kvartal, mida on planeeritud, Äripäeva kinnistul on siit kangi alt läbi juurdepääs parkimismaja ja veel see tagumine külg, aga mis on, et jällegi kui mõtleme sellisele funktsioonidele ja sellest lähtuva ohutusele, siis meil peaks olema tänavavõrk ikkagi natukene selline, et selliseid tupikuid ei ole ja et juurdepääse oleks ka nagu erinevatest külgedest, mõtleme ka, ütleme, Päästeameti vajadustele, et eriolukorrad nii edasi, et siis siin oleks olnud võimalus võib-olla ikkagi planeerida mingisugune juurdepääs teiselt poolt. Et siin on näha ka, et on ju selline huvitav kinnistu on meil, millel justkui on juurdepääs tagant küljest, aga need on kõik siuksed imelikud tupikud, mida ei peaks olema. Siin on ka ju jäetud mingisugune huvitav tükikene, nii et jah, linnas oleks vaja sellist nii-öelda jätkuvust, tänavavõrku tuleb vaadata, et reeglina need ohutuse lahendused on tänavavõrgus, mitte üksikus lõigus või tänavajupis. Nii et vot, aga kas kellelgi on veel sellesse teemasse midagi lisada või lähme edasi? Meelisel hetkel oleks. Jah, vaat
seal on ka kõrguste vahed ja kohati nad on üle meetri ja pärastpoole nad lähevad natuke madalamaks. Et ütleme 37 ja 39 krundi ehk meie siis see suure, kus on praegu Äripäev sees, siis seal on kõrguste vahe 1,25 meetrit mälu järgi ütlen. Ja teisel pool maja siis on natukene väiksem see kõrguste vahe. Et see hakkab libamisi natukene minema. Et seal on ka need probleemid sees. Ja, eks vertikaalplaneerimine on ka selline teema, mida meil planeeringutes väga ei kiputa käsitlema. Kuigi põhjust oleks, meil vaadatakse niisugust nii-öelda nagu lamemaalased planeerime asju, aga selge on see, et reljeef on ka olemas nii looduslik kui ka siis planeeritav, et nendega tuleks tegeleda. Okei, aga siis tõmbame sellele otsale hetkel joone alla ja püüame silma peal hoida sellel, mida linn selle koha pealt edasi projekteerib. Aga nüüd Tanel on teinud ühe huvitava uurimise kiiruspiirangute kohta. Ma tõmbasin sellest uuringust küll mõned slaidid kokku, aga ma loodan, et Tanel selgitab seda lugu ise. Tanelile vist tulevad slaidid selles mõttes natuke üllatusena, aga no hästi, siis ma võin ise alustada, et kui Euroopas on reeglina raskeliikluse piirang 80, Eestis sellist erisust ei ole, praegu on 90 igal pool ja Tanel kasutas liiklusloenduse andmeid, toorandmeid kõigil nendel riigiteedel, kus on 1+1 ristlõige ja 90 piirang ja viimase 5 aasta numbrid. Ja käsitleme ainult 1+1, sellepärast, et selle metoodika järgi ma tegelikult 2+1 ja 2+2 möödasõidu teemasid ei kata, et seal on olukord teine. Ja uuringu aluseks on puhtalt ainult autorongid, mille piir on tõmmatud 12 meetri järgi, ehk siis need sõidukid, mille loendurid loevad, et selle sõiduki enda kere täispikkus on üle 12 meetri. Siin jääb vahele veel see veoauto ja autobussi kategooria, mida loetakse siis 6–12 meetrini, kuigi ka see ei ole päris korrektne piirang. Nii et me hetkel uurisime puhtalt siis ainult autorongide osa. Kogu teedevõrk on jagatud 3 kategooriasse, on asfaltteed, nimetame neid siis tolmuvabadeks teedeks, teist kategooriat ja 3. on siis kruusateed. Ja riigiteedel on selliseid asfaltkattega teid siis 5000, tolmuvabad 7000 ja kruusateed veel 4000. Mis siit nüüd välja tuli, et kui rakendada ainult autorongidele 80 kilomeetri piirangut, autorongide tänane keskmine on 85 ja siis on näha, et asfaltteedel ja asfaltteede keskmine ja on näha, et sõiduautode keskmine on 100, reaalselt 90 piirangu alas nendes loenduspunktides olnud. Ja kui autorongidel rakendada piirangut 80, siis nende kiirus tuleks 5 kilomeetri võrra alla nendel asfaltteedel 1+1 ristlõikega teedel. Nüüd, kui me räägime kergkattega ehk tolmuvabade kattega teedest, siis seal on juba nende autorongide tegelik kiirus kusagil alla 70, nii et seal see kiiruse 80 piirang neid üldse ei mõjuta. Sõiduautode tegelik kiirus on veidi üle 90, aga need tulevad nagu järgmisest slaidilt ka välja. Ja siin on näha ka see, et kruusateedel autod sõidavad pea 80-ga ja autorongid ainult 30-ga. Et tegelikult see 80 piirang rasketele mõjutaks, ühesõnaga ka autorongide vaates, siis mõjutaks ainult asfaltteedel ja seal võiks öelda, et see mõju on isegi positiivne olemas, aga mujal tegelikult on autorongide kiirus juba madalam kui 80 ja piirang ei rakendu. Nii, lähme järgmisele.
võib-olla siia ainult ühe repliigi ütleks, et et Euroopas valdavalt on ka üldine asulaväline kiiruspiirang kas 80 või vahel isegi 70 või kui ta on 90, siis reaalselt on ikkagi sellistel väiksematel teedel see piirang rakendatud sinna 80 peale. Sellega ma olen ka täiesti päri ja alati liidaks siia tõesti juurde ka selle märkuse, et me praegu oleme uurinud siin siis ainult raskete ehk konkreetselt numbriliselt võttes ainult autorongide aspekti, aga tõsi on see, et kõrvalteedel, ütleme, kui me räägime väljaspool peateid, siis selline üldise kiiruspiirangu alla toomine 80-le võiks täiesti kõne alla tulla. Ja siit on Tanel tulnud teatud järeldustega. Üks ongi juba siin see, et autorongid täna sõidavadki aeglaselt, mediaan 85 ehk pooled aeglasemad, pooled natuke kiiremini ja mujal see piirang kui asfaltteed, mujal see piirang tegelikult ei rakenduks. Sõiduautode keskmine kiirus või V85 antud juhul on circa 100, möödasõite sellest sooritab ainult kiirem osa ja täna autorong liigub ligikaudu samas tempos autode vooluga ja piirang lööks nüüd autorongid sellest voolust välja ja tulemusena jõuab sõiduauto 1,4 korda rohkem eessõitjale järgi ja sellega tõuseks möödasõidu vajadus, kui autorongide kiirus 80 peale alla tuua. Samal ajal iga üksik möödasõit läheks lühemaks, kuna autorong liigub aeglasemalt ja tulemusena võiks järeldada, et seaduslik möödasõit võib kujuneda võimalikuks ja tõsiasi on, et tegelikult möödasõidud tehakse lubatud kiirust ka ületades. Ja siit tabelist möödasõidu kinemaatika on näha, et kui kiiruste vahe on 5 kilomeetrit tunnis, mis on tänase autorongi ja lubatud piirkiiruse vahe, siis tegelikult läheb terve minut möödasõiduks ja praktikas võimatusest, et vastassuunavööndis ollakse pea 1,5 kilomeetrit. Kiire autoga, kui sa ületad kiirust, ütleme kuskil 10% või natuke rohkem, kiiruste vahe autorongi suhtes on 18 ja tegelikult vastassuunavööndis oled 400 meetrit, 430. Juhul kui nüüd piiranguga ja piirkiirused mitte ületades 90-ga sõites 80-sest autorongist möödaminek, siis see võtaks 680 meetrit puhtalt vastassuunavööndis aega, aga arvestame sellega, et reaalselt peab sul olema nähtavus vastutulija suhtes kahekordne, kui täpsem olla, siis 2,2-kordne, mis tähendab, et ka seda möödasõitu teostada ohutult ei ole võimalik, sellepärast et meil ei ole reaalselt sellist 1,5 kilomeetri pikkust nähtavust päris paljudel aladel. Ja variant kiire autoga on võimalik mööda sõita, kui kiiruste vahe on juba 23 kilomeetrit tunnis, möödasõidu kestus on 12 sekundit ja vastassuunas ollakse 340 meetrit. Nüüd see tähendab seda, et möödasõite on rohkem, seesama 1,4 korda ja üksik möödasõit on lühem. Eelduslikult võiks arvata, et need kaks aspekti tasakaalustavad teineteist. Tanel, kas sa tahad siin slaidil veel midagi lisada? Jaa, ma nii palju ütleks juurde, et siin et arvutustes võib olla selles ebatäpsusi, et kuna on tegemist siis meil ikkagi liiklusloenduse numbritega, ehk siis need, mis siis RC on need radarid pannud mingisuguse loogika järgi, et kas ta nüüd täiesti iseloomustab kogu teedevõrku. Eelduslikult ikka, et see on see sirged lõigud, kurvides võib olla kiirused aeglasemad. Ja muidugi möödasõidul üldjuhul ikkagi kiirendatakse, et praegu need kiiruse vahed on selle arvestusega, et auto tuleb ja jätkab sama kiirusega, nii nagu ta siin on, et siis sealt V85 see kiiruse vahe tuleb.
aga noh, suurusjärgus võiks asi olla selline, jah. Reigo tahab midagi lisada. Tahtsin küsida seda, et mida see kiire auto, ma ei pannud tähele, mida see nagu tähendab, et see tegelikult juba, kui me räägime 103 kilomeetrit tunnis, eks ole, et ületab, siis me ju ei räägi enam seaduslikust möödasõidust, kui juba iseenesest nagu kiirust ületatakse niisama, et praegu see teine ja 4. rida, eks ole, selles tabelis, on siuke ilus unistus. See on eeskirjade rikkumine igal juhul. Ja, et selles mõttes nagu, kui me räägime, et kui praegu see esimene rida, kus siis 90 ja 85, eks ole, 5 kilomeetrit tunnis ja me toome välja, et tegelik vastassuuna vööndis oleku pikkus on 1,4 kilomeetrit ja 54 sekundit läheb aega, et siis see pole ju järgmiste nendega võrreldav, kui me võtame selle, et nüüd keegi sõidab juba üle piirkiiruse, eks ole. Et siis siin ongi see, et see on see päris V85, et see on see kiirus, millega reaalselt sõidetakse. Et jah, nad ületavad kiirust. Ja see ongi see, et praegu kui see piirgus 90, ka autodel oleks karmid paigas, siis meil üldsegi ei oleks tegelikult ju küsimust, ka möödasõite ei oleks võimalik teha. Praegu ongi see, et kuna see kiiruste vahe on siin, ongi 18 kilomeetrit tunnis, siis need möödasõidud tulevad. Aga siin on nüüd minu jaoks teine märkus see, et kui mul on kiiruste vahe 20 kilomeetrit tunnis, mis on eelduseks ka projekteerimisnormide nii-öelda möödasõidukeelu rakendamise klauslil praegu, siis normidesse on sisse kirjutatud, et kui nähtavus on alla 400 meetri, siis keelatakse möödasõit, mille vastu ma isegi ei vaidle, aga nimetada 400 meetrist 90 kiiruse juures möödasõidu nähtavuseks on ilmne eksitus, sellepärast et sellisel juhul eeldatakse, et vastatulijaid ei ole, sest et sa seda lihtsalt ei näe, sulle 400 meetrist peab piisama ja järelikult me jõuame sinna, et kõik see, mida me nimetame liiklusõnnetuseks, ongi projekteerimisnormidega ette nähtud, sest projekteerimisnormid arvestavad, et õnne peab olema, et ellu jääda. No nagu me teame, ega pelgalt normi järgimine ohutust ei taga ja sellepärast me ka oleme välja mõelnud sellise asja nagu auditeerimise ja riski hindamise. Ja reaalselt need numbrid lihtsalt ütlevad meile seda, et selline olukord, kus meil on võimalik ohutult teha möödasõitu ja samal ajal ka legaalselt sellist olukorda on ikkagi väga marginaalsetel juhtudel, õisel ajal võib-olla kuskil Pärnu maanteel mõne sirgel lõigul, mis on pikem kui siis 1,5 kilomeetrit. Muudel aegadel lihtsalt on kas liiklussagedus selline, et sul ei teki sellist võimalust või teine omales, et lihtsalt tee on niivõrd kõver, et nähtavust ei ole ja see välistab nagu selle möödasõidu. Aga see teema ongi meil järgmises slaidis ka kaetud, et meil ei ole vajalikku akent möödasõidu sooritamiseks, sest et vajalik paus vastassuuna liiklusest peaks olema 2,2 korda see eeltabelis toodud vastassuunas viibimise aeg ehk möödasõiduteekond. Ja sellest tuleb järeldus, et tegelikult sellest lisanduvast möödasõidu vajadusest katavad need aknad siin ainult veerandi. Ehk et veerand nendest, kellele autorongid ette jäävad nüüd eeldusliku 80 piirangu tõttu, ainult veerand nendest saavad mööda sõita. Ja küsimus et mis on möödasõidu vajadus, et praegu tõlgendame niimoodi, et kuna veok sõidab sipa aeglasemalt ja siis meil see V85 kiirustajad hirmsasti justkui oleks nagu vaja mööda saada. Reaalselt seda vajadust ei ole, et
Ja küsimus ongi see, et kuidas siis nagu lähtuda või läheneda selle teemal, et ohutuse kriteerium üks või printsiip on homogeensus, ehk meil tegelikult oleks just vaja sellist ühtlast voogu ja kas see voog on nüüd 80 kilomeetrit tunnis või 85 või 90, sellel ei olegi ju suurt vahet lõpuks, aga et möödasõite tegelikult ei oleks, et siis sellisel juhul me saaksime tagada sellise ohutu liiklusvoo. No lisaks see, et möödasõidud, eriti kolonnide puhul, tekitavad meile seda liblika efekti, ehk tegelikult kogu kolonni kiirus reeglina möödasõitude tulemusena alaneb ja mitte keegi ei jõua nii-öelda varem kohale, vaid kõik jõuavad hiljem kohale. Et see on niisugune irratsionaalne ratsionaalsus, nagu öeldakse, et aga teema jätkub ka järgmisele slaidile. jah. Ehk siis me oleme jõudnud siit ka järeldusele, et püsivaid kolonne meil ei teki. Järgijate tihedus on Eestis madalam kui selle HCM-i juhendi järgi parima taseme piir, kuigi ma pean ise ütlema, et sellesse peaks natukene sügavamalt sisse minema. Kuid järeldus on ka see, et need episoodid lahenevad minutitega ja mõju ei ole mitte liiklusvoo kvaliteedi languses, vaid möödasõitude arvus, mis vastab ka sellele, mida Raul alles just ütles. Ja vaieldamatult tuleb siin tõdeda ka seda, et aeglasem veok tähendab väiksemat energiat ja leebemaid tagajärgi, kuigi peab ütlema, et seal vahemikus, kus me oleme kiirustes juba üle 70, on tagajärjed nii ehk naa fataalsed. Ja selle uurimise järeldus on hetkel küll see, et kui meie eesmärk on raskeveokitega seotud õnnetuste kahandamine, siis andmed viitavad mujale. Nii kiiruspiirikud kui tee seisukord hoiavad kiirused all. Seesama tee seisukorra punkt tuli välja ka juba alguses slaidist, kus tolmuvaba kattega tee tegelikult kiirused ongi juba madalamad ja mitte sellepärast, et trass oleks viletsam, vaid pigem tõesti sellepärast, et kate on asfaltteel tõepoolest tasasem ja siledam ja seal saabki kiiremini sõita, aga tolmuvabaks tehtud katetel ei ole seda niimoodi. Ja järelikult siit Tanel jõudis järeldusele ka, et need mõõteandmed ei anna selget põhjendust piirkiiruse selektiivseks alandamiseks ehk siis puhtalt autorongidest või ka rääkides siis veoautodest ja autobussidest. Bussid on muidugi mõnes mõttes erand, sellepärast et ka teistes riikides kiputakse turismibusse lubama pigem sõiduautode kiiruse tasandisse, mitte veoautode poolele. Aga me näeme, et Reigol oli ka käsi vahepeal püsti, et tahtsid midagi täiendada. Korraks olime lihtsalt selle mustkatte või selle koha pealt, et tegelikult need ei ole tõenäoliselt sarnased asfaltkattega teedele, ütleme oma laiuse ja kurvilisuse poolest ka, et selles mõttes võib-olla ainult sellele toetuda, et katte on ilus ja sile, et ma arvan, et see ei ole pädev, et see on kindlasti... Ma siiski pean tõdema, et kui enda sõidustiili järgi võttes, siis kui tee on ebatasasem, siis sa valid madalama kiiruse ja minu hetke seisuga mu tunne on selles, et me oleme võib-olla esitanud kvaliteedinõuded asfaltkatte tasasusele ka kõrvalteedele natuke liiga kõrged. Et tasasus ei rahusta, jah. Jah, võib-olla need andmed siin viitavad ka ikkagi sellele, et ikkagi on vaja seda sõidukiiruse piirangut rohkem jõustada, et meil see V85 on vaja allapoole tuua, et voog oleks ühtlasem ja siis oleks ka vähem probleemi ehk nii-öelda seda möödasõidu vajadust. Tanel, täiendad? Ja, ma kommentariksin üle, et tegelikult seda tasasust iseenesest võiks ka juurde arvutada, et meil IRI andmed on ka olemas, et ma saan nende põhjal ka tegelikult vaadata, et kuidas nagu sealt, nii IRI või Euroopa sügavused
sest praegu ongi, see kattejaotus on pigem teeklassideks jaotamise mõttes, et ongi meil suured teed ja siis need teised teed. Ehk siis kõik need teed, kus ongi siis see tolmuvaba kate, ka kogu see ülejäänud tee-ehitus on seal siis ka kurvid, ka nähtavused, kõik see on kehvemas seisus. Allar tahab täiendada. Jah, las täiendab. Tere, ma tegelikult ei täienda, mul on see küsimus, et need kohad on, mis kohtadest need andmed võetakse, need on mingid tee sees mingid asjad või need, mis asjad on, kus see info võetakse? Need on nüüd tee-äärsetest radaritest, need, mis pannakse nädalaks üles üle Eesti, ehk siis vastavalt liiklussagedusele on siis aasta kuni 10-aastase tsükliga. Ja siis on nüüd 5 aasta loendused kokku pandud, ehk siis oli mingi 60 miljonit autot, mis on siis ära mõõdetud praegu selle analüüsi mõttes. Ja põhimõtteliselt ei ole tegemist püsilõendusandmetega, vaid sellise lühiajalise lõendusandmetega põhjusel, et lühiajalise lõendusandmetest on olemas iga auto kohta andmed, aga püsilõendusest ei salvestata iga auto kohta, vaid see lõendustehnika annab välja mingisuguse ajaperioodi summa ja ei anna edasi detailandmeid. Okei. Aga need lihtsalt huvi pärast siuke küsimus, et kas selle asja läbiviija on nendes kohtades reaalselt kohal käinud ja või kas ta on näiteks mõne suure autoga nendes kohtades ja neid teelõike läbinud ise? Need kohad on, andmed pärinevad liiklusloendusest, ehk siis Transpordiamet on maksnud iga aasta ühe hunniku raha, et kuskil 1000 või natuke enamas kohas pandaks radar üles, radar on üleval kuskil nädal aega. Kui mina analüüsi teostan, ma nendes kõikides kohtades kindlasti sõitnud ei ole, sest see loendus peaks katma ära kogu riigiteede võrgu. Tõenäoliselt ma olen päris mitmes kohas sõitnud, kus on nii madalamad kiirused kui suuremad kiirused ja seal tõesti tee geomeetria ja seisukord sunnivad kiirust muutma vastavalt oludele. Ja mida suurem masin, seda rohkem. Aga muidugi fakt on see, et selliseid radaritehnoloogia mõõtmisi ka ei tehta väga kurvides, vaid valitakse ikka mingisugused natukenegi sirgemad lõigud. Arusaadav. Tähendab, varasemalt kasutati nädalase loenduse jaoks vooliklõendureid, täna neid enam eriti ei ole. Vooliklõenduril oli see sirge ja kõvera olulisus suurem kui radarloenduril. Radaril samamoodi sirge on oluline, sest ta võtab selle jälje järgi liikluse. Et põhjus, miks voolikut enam ei kasutata, on lihtne, et hanke võitis teine ettevõte, meil olid radarid ja voolikutega ettevõte siis enam ei tee seda suurt riigiteede loendust. No siin on teine moment veel, et tegelikult voolikuga sa ei saanud kasutada voolikut talveperioodil, sellepärast et sahk sõitis voolikud ära, aga radariga on tehniliselt võimalik loendada igal ajal. Välja arvatud vihmas, lumesajus ja kruusatee puhul siis, kui ta tolmab. Või saab, aga seal on tekivad oma probleemid. Aga see on juba kaugem ja suurem teema. Tehnika areneb ja täiuslikku tehnikat ikka ei ole. Igal on omad head vead, aga jah, oluline, et ikkagi mingeid andmeid kätte saadaks. Ma tahaks ise kommentaari siia lõpuks öelda, et see on praegu üks selline uuring, mida keegi tellinud ei ole. Ja riigil on päris palju andmeid
kust annaks ühte koma teist välja imeda ja andmete kvaliteet sõltub väga üheselt sellest, kui palju neid andmeid kasutatakse. Kui andmeid ei kasutata, siis on ka andmete koostajal suhteliselt pohlad ja sellega andmete kvaliteet jääb kindlasti alla ja väga paljudes kohtades me tõdeme, et need andmed moodustavad väga korraliku andmekalmistu ja kui me neid kasutama hakkame, siis selgub, et nii üks kui teine asi tegelikult ei ole nii ja neid järeldusi, mida me sellest andmetest püüaksime teha, tegelikult ei tohi teha. Aga praegusel juhul ma siiski usun, et see info, mis praegusel uurimisel aluseks on siiski suhteliselt adekvaatne. No, nagu siin välja tuli, et mõnes mõttes saaks veel nii-öelda siduda erinevaid andmeid nagu siin kurvilisus ja kattelaius ja muid asju ja vaadata neid seoseid, aga selles mõttes jah, et neid andmeid meil on Eestis õnneks päris palju. Ja üldjuhul ka üsnagi hea kvaliteediga, kui me räägime näiteks avariide andmetest ja hukkunutest ja eriti rasketest vigastustest, siis seal on meil jätkuvalt ju teadaolevalt probleemid, et ei ole suudetud nii-öelda lahendada seda raskete vigastuste andmete probleemi ja see statistika on meil ikkagi väga teoreetiline, kuidagi püütakse vist Transpordiametis neid numbreid kokku viia, aga kuigi eesmärk on raskeid vigastusi vähendada, siis tegelikult me ei tea, kui palju meil raskeid vigastusi on ja kui palju inimesed kannatavad. Aga sellega sai vist see tänane skeem ettekavatsetud mahus läbi viidud. Vaata, kas see oli nüüd viimane slaid või on seal veel üks welcome goodbye slaid seal taga? Siin on üks slaid, on ainult viimane slaid, aga selles mõttes jah, et see kiiruse teema väga huvitav ja tegelikult oluline, sest tõepoolest tapab kiirus. Kuigi ei, Raul, tapab kiiruse muutus, aga selleks, et saada suurt kiiruse muutust, on vaja kõigepealt suurt kiirust. Et aeglaselt liikuvast autost ei saa suurt kiiruse muutust. Ja lisaks siis ka mass, eks ole. Et selles mõttes ikkagi kõigepealt on vaja seda suurt kiirust ja lisaks sellele, et on möödasõidud, on meil ka ristmikud ja on ohustatud liiklejad, kellega peab ka arvestama, et selles mõttes selle kiiruse juures on palju rohkem aspekte ehk et see vajab selles mõttes arutelu ja poliitiliselt muidugi on keeruline, sest ükski poliitik ei tule välja selle mõttega, et kuulge, et hakkaks nüüd meil maanteedel või asulavälist piirkiirust alandama, kuigi ettevaatlikult ka Transpordiametis mõned inimesed on liiklusohutusprogrammi sellist mõtet pannud, et seda võiks ikkagi vaikselt hakata mõttena arendama ja harjutama, et olla ka nagu rohkem Lääne-Euroopa kui Ida-Euroopa osa. Aga siit võib-olla küsin, et kas kellelgi on veel viimane midagi lause kaasa anda, mõte siia sellesse teemasse või tõmbame otsa kokku? Või on kellelgi veel selliseid mõtteid, mida me järgmine kord võiksime rääkida? Neid mõtteid võib alati jagada. Reigo? Ikka see kiiruste teema oli põnev, seda võiks küll natukene edasi vaadata, võib-olla natukene nende teede siukse ehitusliku poole pealt võib-olla lahterdada, et selles mõttes see ju annab niisuguse üldise pildi, eks ole, kas poolt või vastu siis igasugustele nendele kiiruste suurendamiste ja vähendamiste argumentidele, et mis sul nagu võib-olla tunnetuslikult igal autojuhil nagu ei ole selge või ühene, eks ole. Et selle eest tänan väga, see oli väga põnev.
tänud Tanelile ja tänud ka Ainile, kes selle teema meil siia eetrisse tõi koos slaididega. Ja võib-olla siis sellega tõmbame otsad kokku, tänan kõiki osalejaid ja nagu meil on kombeks öelda, et lohutuseni. Lohutuseni, nägemist.